Hello, shallow, Piret Firefairy taas kord siit Costa Ricast teie ees. Unustasin omal kaelakee panna, tavaliselt ma ikka kasutan kaelakeed ka. Aga noh, on nii nagu on ja täna siis räägime sellisest asjast nagu kavatsuse energia. Ja ma tõlkisin ja kohandasin natukene, ehk siis mõned asjad jätsin ära ja mõned asjad räägin oma sõnadega nagu ikka. Lenka Lutonska. Ma olen juba ammu olnud inspireeritud tema videotest ja nüüd ma siis lõpuks tõlkisin ühe tema video ka eesti keelde. Tšau, esimene vaataja platsis. Nii emotsionaalsed kommid on mul nagu ikka kaasas. Ma võtan esimese kommi meile siit niimoodi. Iga kord, kui valid ennast armastada, lood sa uue reaalsuse. See on minult. Nii, ja küsi üks number 1-68-ni. Oih, sorry, läksin vahel mikrofonile pihta. Ups. Nii, ja kui sa pärast tagantjärgi vaatad, siis küsi ka numberi, siis ma saadan sulle sõnumi. Ja kui YouTube'is vaatad, siis ma panen kommentaari alla. Nii, siis, et täna on jah selline teema siis, et kas sa tahad, suudad või oled. Ja räägime 10 kavatsuste energia tasemest. Tšau, Birgit, 48. Aitäh. Ja kõigile, kes seda näevad, kõigile, kes seda kuulevad. Chidu Krishnamurti. Vaatlemine ilma hinnangut andmata on inimintelligentsuse kõrgeim vorm. Mulle meeldib see. Ma olen proovinud. Vahel saan. Et see on tegelikult vaata need hetked, kus me näeme, et mida ma praegu teen, ma annan hinnanguid, ma judge'in ennast, ma mõistan enda üle kohut või kellegi teise üle. Need hetked, kui me seda näeme, see on see hetk, mida tuleb tähistada, et nagu me oleme inimestena harjunud, et nüüd ma olen paha, ma annan endale vastu pead selle eest, aga tegelikult tuleb hoopis tähistada neid hetki, kui me saame teadlikuks nendest mustritest, mida me oleme teinud, mida me oleme kaasas kandnud ja mis meid tegelikult tänu sellele toovad meile seda, mida me võib-olla ei taha. Niisiis, hakkame pihta, kaua ma ikka ootan. Niisiis, Lenka Lutonska, tema on asutanud sellise äri nagu Business Energetics, ehk siis ta õpetabki inimestele, kuidas teha äri läbi energia. Sest praeguseni ütleme nii, me elame meeste maailmas, et kõik käib läbi bla, strateegia, tee nii, tee naa ja siis on kõik hästi. Et tema õpetab tegelikult vastupidi, tema õpetab seda, et kuula oma energiat, kuula oma intuitsiooni ja ta õpetabki seda põhimõtteliselt siis tegema ja siis läbi äri vaatevinkli. Aga seda, mis me täna õpime, see on siis põhimõtteliselt ükskõik mida, et manifesteerida oma ellu. See ei pea olema raha. See võib olla raha, see võib olla tervis, see võib olla armastus, mida iganes sa soovid. Ehk siis, et selleks, et nagu, see on nagu siis selline diagnostika vahend, mida me siis täna esitleme. Ja see aitab nii-öelda hinnata, et millisen energiaskaalal sa oled. Ja et kas sa lood teadlikult, ja kui me juba ütleme soovi välja, siis see on juba natukene teadlik, eks ole, aga kui me nagu kohe saad teada, mis ma mõtlen sellel. Nii, ehk siis nüüd sissejuhatuseks veel, et seda tööriista saad sa teadlikult kasutada, saad kasutada selleks, et teadlikult viia oma loovuse ja manifesteerumisvõime tasemelt 0 tasemele 10. Enamik inimesi on teadmatusest kinni 4. tasemel, aga me saame seda muuta. Soov, nagu sa võib-olla tead, on üks erakordsete tulemuste seadusest. Soov on intelligentsus. Teisisõnu, me käsitleme soovi kui oma kõrgeima loomepotentsiaali suunavat jõudu. See laud on nii imelik siin. Okei, las ta siis. Proovime ikkagi natuke paremaks panna seda. Mis seda siin teeb? Jää nüüd paigale. Nii, kui sa hakkad soovi vaatama, ei saa. See ei saa paigal.
et kui sa hakkad soovi vaatama nii, minu soov ei ole lihtsalt minu kujutusvõime välja mõeldes, see ei ole lihtsalt võimalus, ebamäärane võimalus kuskil tulevikus, mille nimel ma pean töötama. Et kui sa võtad seda, kui oma kõrgema mina sosinad, mulle lihtsalt meeldib seda, kuidas ta ütleb, mis paljastab sulle sinu kõrgeima potentsiaali, näitab sulle seda, mis on sinu jaoks mõeldud, siis hakkad sa mõtlema teistmoodi. Ta ka kuskil oma videotes ütles niimoodi, et ta ütles, et tal oli nagu üks hetk, kus ta mäletab, ta tuli kuskilt mingid konverentsid tagasi, kus nagu inimesed kõik kiitsid, et nii hea oli ja bla, 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 aga mitte keegi ei võtnud ühendust või mitte ühtegi otsa ei tulnud seal või kuskilt keegi ei tahtnud teda palgata. Ja siis ta ütles, et ta oli nii kurb, ta autos nuttis ja siis ta sai aru, et tal tuligi selline hääl, ma ei tea, kas see oli siis päris hääl või siis siuke sisemine tunne, minul tuleb, et sul ei oleks seda soovi või seda tahtmist sinna jõuda, kui see ei oleks sinu jaoks. Ja see mulle nii õudselt meeldis see, kuidas ta seda ütles ja kuidas ta selle välja tõi. Ja see on et meil ei ole seda soovi, kui see ei oleks meie soovida nii-öelda, et kui see ei oleks juba meie oma. Saad aru, et meil on vaja, mitte lihtsalt meil on vaja oma soovide peale jõuda, vaid et see on selle jaoks siin, et me jõuaksime sinna. Nii, see laud on lihtsalt, sorry, ma pean parem selle lauaga jamama siin. Ma ei tea, mis tal häda on, ehk peab. Niimoodi. Et teine asi on see, sa ei saa jätta soovi lihtsalt sooviks. Soov iseenesest on lihtsalt potentsiaal. Et soovi tuleb suunata ja siin tulebki mängu kavatsus. See on see, millest me räägime kavatsuste energiast. Ja siin me sätestame oma eesmärke, sihte, kavatsusi, suuname selle soovi millekski konkreetseks. See, kuidas sa seda teed, on oluline. Siis saab see muutuda mateeriaks. Energia, mis on aluseks sellele, kuidas sa muudad soovi kavatsuseks, määrab selle, kui kergelt või laskelt sa suudad manifesteerida. Ma ei tea, kas make ib sensi, aga ühesõnaga see, millise energia sa sellesse oma soovi realiseerimisse paned. Ja see ongi nüüd see, millest me rääkima hakkame, 10 erinevat taset. Et olgu see siis sinu karjäär, armastuse leidmine, tervenemine või muud taolist. Nii et täna me esitleme 10 kavatsuse energiat ja kuidas neid kasutada diagnostika vahendina sinu energia, sinu toimimise süsteemi, sinu loovuse ja sinu manifesteerimisvõime hindamiseks. Ja lõpus ikka teeme energiajoonduse, nii et jää lõpuni, kui soovid energiajoondust. Nii, esimene on ma unistan. Ja see on ilmselge. See peab olema esimene, sest siin me avame oma võimalused. See tähendab, unistamine on oma maagilise teadvuse, oma loova teadvuse avamist, mis on väga-väga võimas. Aga paljud inimesed lihtsalt jäävadki siia. Me unistame, sest see tundub hea, me unistame, sest tahame reaalsusest põgeneda. Me unistame, sest kas pole imeline unistada sellest häärberist. Kas pole imeline unistada sellest suhtest, aga me jätame selle sinna. Ja see on tegelikult passiivne viis kavatsusele lähenemiseks. Seega millestki unistamine on hea lähtepunkt ja isegi soovitatav, aga ärgem jätkem seda sinna. Me peame seda kavatsust, seda soovi palju võimsamalt suunama, mis viib meid loomulikult kavatsuse teise tasemeni, mis on ma loodan või ma soovin. Nüüd sa suudad natukene suunad selle konkreetsemaks, aga kui sa ütled, ma loodan, et midagi juhtub või et ma soovin, et midagi juhtub, siis millises identiteedis ja toimimise süsteemis sa oled, eks ole? Sa oled väikeses ego-meele identiteedis,
loodad, et midagi välist juhtub, et universum toimetab selle kohale. Asjaolud langevad paika ja sa loodad, et sinu kavatsus täitub. Siin on aga väga palju eraldatust, eks ole. Sa ei ole see energia, sa loodad, et see sinuni jõuab. Ehk siis sa oled eraldatud sellest. Ja siin on ka väga palju ohvri arhetüüpi energiat, just kui oleksid sa ise võimetu tooma oma soove reaalsusesse. Seega väike meeldetuletus. Mitte ühtegi edukat manifesteeringut ei ole ehitatud lootuse energiast. Lõpus ma panen siia ka need 10 soovi pildina. Mul on see pilt ka siin selles... Ma tõenäoliselt postitan selle pildi ka Facebooki ja YouTube'is panen ka eraldi postitusena selle pildi, kus sa saad siis lihtsalt peale selle video vaatamist. Iga kord näiteks, kui sul on mingisugune, tahad midagi hakata manifesteerima, siis võid vaadata seda kiiresti selle nimekirja üle, kus sa oled ja siis saad nagu sealt edasi minna. Nii. Nii et iga kord, kui tabad ennast ütlemas, ma loodan, et või ma soovin, et see juhtuks, siis tea, et siin on vaja midagi muuta. 3. energiatase on ma palun, ma palvetan. Ja see on, siis ma palvetan Jumala poole, ma palun universumilt. Et kuigi see kavatsuse energia on väga-väga levinud, eriti religioossetes kogukondades, on sellest energiast väga raske ja võib-olla isegi öelda võimatu luua seda, mida sa tõeliselt soovid. Sest kui sa palvetad, palun Jumal, palun universum, aita mind, siis me jällegi langeme jõuetuse identiteeti, et puudujäägi identiteeti. Me anname võime, me anname väe Jumalale, me anname kellelegi teisele väljaspool ennast oma väe. Sul ei ole seda, mida sa tahad, sa vaatad sinna ja igatsed seda, aga sa palud, et see juhtuks, eks ole. See ei ole energia, mis sinu südame sügavaimaid soovid saavad materialiseerida. Nii et iga kord, kui tabad ennast palvetamas, tea, et on täiesti okei langeda sellesse haavatavusse seisundisse, kuna me oleme inimesed, eks ole, aga me ei taha sinna jääda ja me ei saa sealt oma kavatsusi seada. Me ei saa teha otsuseid sellest energiast. Nii, number 4, see on nüüd see, kus enamik inimesi on kinni. Ma tahan, ma soovin. 4. kavatsuse energia. Fakt on see, et sa oled selles energias, sest sa oled sellise mina energia sees, kellel ei ole seda, mida sa soovid. Seega, mida rohkem sa tahad ja mida rohkem sa tegutsed sellest soovimise kohast, siis sinu füüsilise reaalsuse peeglil ei ole muud võimalus, kui peegeldada sulle seda tagasi. Kes sa oled? Seda signaali, millega sa oma olemises püsid. Ma tahan seda, ma soovin seda. See on jälle, on ju eraldatus, see on see sama eraldatus. Ja kui sinu olemine annab signaali, ma tahan, siis see on sama, mis mul ei ole seda. Ma tahan seda, ma soovin seda, aga mul ei ole seda. Nii et jällegi tahtmine ja soovimine on väga-väga inimlikud, sest me oleme inimesed, kuid see ei ole väga võimas manifesteerimise ja loomise energia. Nii, aga see on tase, kus enamik inimesi on kinni. See on seal ja mina olen siin ning mina pean selle nimel töötama, mina pean välja mõtlema, kuidas seda saada. Ma pean liigselt tegevusele toetuma. Ma ütlen ausalt, ma väga avastan ennast seda tegevus. Teadlikkus. Nii, et ma pean ennast täiesti ära kurmama mõnikord, ma pean end tõestama, eks ole. Ja tõde on see, selle ma tegin nüüd rasvaseks. Tõde on see, et sina oled siin selleks, et luua isegi midagi sellist, mida teised inimesed nimetavad võimatuks. Kui see on sinu hingesoov, siis sa oled siin seda loomas. Vot nii, võta see nüüd, neelase alla. Nüüd 5. tase on ma pean või ma peaksin.
Et nii, et kui sa tunned, et ma pean seda tegema, kuidas see tundub? Juba need sõnad ise tõenäoliselt sinu energias tekitavad sellise tiheda tunde, eks ole. Ma pean. Aga samas on see nagu, see on ikkagi samm ülespoole sellest, et ma tahan ja ma igatsen ja ma palun, on ju. Et ma pean. Nüüd on juba see, et hakkab nagu minul ongi näed, nagu jõuab sinna, et okei, aitab, nüüd ma pean selle saama. Me oleme kollektiivse kultuuri poolt nii ära programmeeritud, et me peame end tõestama, me peame kõvasti töötama, me peame saavutama. See on väga levinud kavatsuse energia. Jah, me seame midagi kavatsuseks ja tunneme, et ma pean selle saavutama, sest vastasel juhul teeb selle tagajärg mulle haiget, eks ole, mis iganes see siis on. Muide, väga kasulik on tuua oma teadlikku teadvusesse see, milliseid tagajärgi sa endale projitseerid, kui sa oma eesmärki ei saavuta, kui sa oma kavatsust ei materialiseeri. Tegelikult, kui ma siin vaatasin kellegi teise loengut, siis tal on isegi nagu eesmärkide saavutamist ongi nagu 4 lahtrit ja üks osa ongi see, et mis siis juhtub, kui ma seda ei saa, eks ole. Et see tegelikult nagu minul näiteks on nii, et kui nagu sa tunned, et et sa ei taha mitte mingil juhul sinna tagasi minna, kust sa tulid, on ju, kust sa tuled, kus sa praegu võib-olla oled. Et siis see aitab nagu natukene nagu pushida. Et see on hea teada seda. Ja samamoodi on tegelikult need tagajärjed võib-olla on vaja nagu läbi mõelda, et tihtipeale me katastrofeerime, eks ole, nagu Thiel ju õpetab meid, et me katastrofeerime, et siis võib-olla nagu mõelda läbi, et mis siis juhtub, kui see juhtub, nagu mida ma siis kardan, et nagu läbi mängida see, eks ole. Siis tema ka, Lenka nüüd nagu samamoodi, et me võib-olla muudame selle suuremaks, kui see on, et mis siis juhtub. Ja see loob loomulikult veel rohkem kiindumust ning tegelikult töötab see konfliktis sellega, mida sa tahad luua. Et kui me nagu peame seda tegema. Nii et mida sa räägid endale, et juhtub, kui sa oma eesmärki ei saavuta, selle üle tasub mõtiskleda. Nii et iga kord, kui sa tunned, et ma pean selle saavutama, siis peatu hetkeks ja küsi endalt lihtsalt, kas ma tõesti pean? Et mis on see pean seal taga? Nii, number 6. Läheme järjest kõrgemale, eks ole, ma suudan ja ma teen seda. Et see on siis juba natukene kõrgem. Nüüd oled juba natukene võimestatud identiteedis, kuna sa ei vaata enam väliselt millegi või kellegi poole ja ei ütle, palun aita mul see manifesteerida, vaid ma suudan ja ma teen seda. Aga sa projitseerid selle oma tulevikku ja siin ongi selle energia piirang. Me paneme selle tulevikku. Tšau, Anne, näen see numbrit. Et ma tean, ma suudan ja ma teen seda, on juba parem, aga see, kui me paneme selle tulevikku, siis me töötame ka egomeele identiteedist ja see on see, mina teen selle ära, mina suudan seda ja mina teen selle ära, eks ole. Tavaliselt juhtub see, et sa keerad käised üles ja annad endast kõik. Jah, sa saad tulemusi ja mõnikord saad sa ka hämmastavaid tulemusi, kuid kui sa jääd ainult sellesse energiasse, põled sa lõpuks läbi. Siin ongi see läbipõlemine juhtub sellest energiast. Sa lood külluse ja puuduse tsükli ning potentsiaalselt võid jääda sinna aastateks. Seega, diagnostikavahend, need 10 kavatsuse energiat taset aitavad sul tegelikult õrnalt liikuda sellest ma pean seda tegema või ma suudan ja ma teen seda seisundist edasi. Nii et läheme edasi, mis on 7. tase. Nüüd me hakkame juba jõudma väestatuseni. Nii, me jõuame järgmine on Access Consciousness, siis kasutatakse seda palju, kes juba teab, võib mulle siia kirjutada, mis võiks olla, mis tema arvates on järgmine. Nii, ja mina ütlen vahepeal number 23, Anne küsis, jälle läksin mikrofonile pihta. See on see aeg, mida sa naudid raisata, ei ole raisatud. Et see on väga hea meelde, tuleb aitäh, Anne, et sa seda küsid. Nii, kas tuleb siin mulle vastuseid, mis Access Consciousnessis, mida väga palju rõhutatakse? No võib-olla jõuab samal ajal, kui ma räägin. Ma tean, mulle jõuavad asjad hiljem kohale.
ma valin selle, see ongi 7, ma valin selle, et see on, mõtle nüüd, millises identiteedis pead sa olema, milline peab olema sinu enesepilt, millises toimimise süsteemis sa pead olema, et saaksid enesekindlalt öelda, ma valin selle. Või ma otsustan selle. Sa pead olema looja ja juhi identiteedis, kes teab, et sinu jaoks on kõik võimalik ja suudab ära teha selle, ära tunda selle, mis on sinuga tõeliselt kooskõlas ning öelda, olgu, see on see, mille ma valin. Seega suunad sa selle soovi väga võimsalt ühe ainsa kavatsuse poole. Ja kuna sa valid selle enesekindlalt, on selles palju kindlust. Sisemine universum hakkab ennast nüüd sinu ümber organiseerima. Sinu retikulaarne aktivatsioonisüsteem hakkab märkama kõike, mis selle valikuga sobitub. Nii, mis on retikulaarne aktivatsioonisüsteem, RAS, sellest ma olen nüüd viimasel palju kuulnud ka, on väike osa meie ajutüves, omamoodi filter või väravavaht, mis otsustab, millist infot su aju miljonite meeleorganite kaudu tulevast infost teadvusesse lubab. See on nagu filter siis, jah. Et iga sekund saab meie aju tohutult sensoorset infot, palju rohkem, kui me tegelikult suudaksime teadlikult töödelda. RAS, retikulaarne aktivatsioonisüsteem, filtreerib välja selle, mis on ebaoluline ja tõstab esile selle, mida ta peab tähtsaks. Siin on siis see tavaline näide on see, selle puhul, et käsi väsib ära tableti hoidmisest. Tahvelarvuti, mitte tableti. Et kujutad, et sa hakkad unistama, hakkad mõtlema punasest autost, näiteks sa vaatad palju punaseid autosid internetis ja siis sa hakkad oma reaalses elus nägema punaseid autosid, mida sa võib-olla enne ei näinud. Aga see ongi nüüd see filter, mis toob sulle neid punaseid autosid, sest nüüd see on sinu jaoks tähtis, siis aju kuulab seda, okei, see on sinu jaoks tähtis. See samamoodi siis ma valin selle, siis närvisüsteem saab aru, retikulaarne närvisüsteem, okei, see on tähtis, hakkame sellele fokuseeruma. Tundub, et sa äkitselt hakkavad sinu ellu tulema inimesed, kes aitavad sul manifesteerida seda, mida sa soovid. Sa hakkad märkama võimalusi, mentoreid, süsteeme, ressursse ja kõike muud, mis aitab sul luua seda, mida sa tahad, sest sa valisid, sa otsustasid. Nii et jah, see kavatsuse energia on juba väga tervislik, väga võimas, kuid see ei ole veel kõige kõrgem, kõige võimsam ja kõige loovam energiatase. Nüüd 8. energiatase on ma käsin. Kes mäletab seda tikkenergia videot? Seal on ka see, et ma käsin. Seal on nagu 3C, command. Ma ei juba unustanud ära, mis need kõik olid, aga jah, põhimõtteliselt ma käsin, et see peab juhtuma. Seda energiat kasutavad võimsad juhid, ettevõtjad ja muutuste loojad harva, sest enamiku inimeste jaoks, eriti kui me oleme inimliku, meele identiteetist tundub peaaegu vale olla nii võimas, et me saame käsutada, eks ole. Make sense, eks ole. Ja ma olen siin, et sinult küsida, kas see on tõesti vale. Sest tõde on see, et ühel või teisel viisil käsutad sa tegelikkust oma identiteedi ümber organiseeruma. Aga kui sa küsid teadlikult, kui sa käsid teadlikult ja võimsalt, kindluse kohast, ma olen kindel, on ju? See on oluline, see energia, millest sa seda teed, kui me räägime energiast, siis sa tegelikult käsid sellel, mida sa tahad, sellel, mis on sinuga täielikult kooskõlas, mitte juhuslikel asjaoludel, mis lihtsalt sinuga juhtuvad. Käsutamise energia on energia, mida Jeesus kasutas teiste tervendamiseks muuseas. See on nii, vaata see on nii, ma käsin, see on nii. Nüüd see on. See ei anna mingit muud võimalust. Nii käsutamise energia on see, mida iga suur juht ajaloos, kes tegi kultuuris ajaloos ja nii edasi tohutu muutuse, kasutas selleks, et jätta endast maha nii suur jälg. Ma käsin sellel juhtuda. Pum. Ma olen otsustanud, ma valin ja ma käsin. Nii et jah, ma julgustan sind seda energiat kasutama oma enda kavatsustega.
juuksekarv oli käe peal. Nii. Tunne, kui sa ütled, ma käsin sellel avaneda, ilmneda, muutuda. Ja vaata, märka, mis juhtub sinu närvisüsteemiga. Kas sa tunned end rohkem võimekana või tõmbud sa kokku, sest tunned, et see on vale? Kui tunned, et see on vale, siis on sul vaja seda mõttelõnga edasi järgida ja küsida. Mida ma usun, mis muudab minu jaoks enda reaalsuse käsutamise valeks? Mis on see lugu, mida ma endale räägin? Sa avastad mõne piirava uskumuse või piirava ettekujutuse, mida sa saad muuta, et vabastada rohkem loomisjõudu. Sest tõde on see, et sinu reaalsus muutub siis, kui sa käsid sellel muutuda. Ükskõik, kas sa kasutad täpselt seda sõna või kasutad energiat, mis selle sõnaga seostub, eks ole. See on nii, ei pea olema ma käsi. Nii, 9. kavatsusenergia on minu lemmik. Ma armastan. Siin sa oled juba selle mina identiteedis, kellel on see, mida ta soovib, kes on skaleerinud, kui sa soovid skaleerida, kes on projekti edukalt lõpetanud, kes on manifesteerinud armastava suhte, kes terveneb. Sa oled juba saavutatud mina identiteedis ja lihtsalt viibid kooskõlas ning armastuses selle suhtes, kes sa oled ja selle suhtes, mida sa oled loonud. Ma armastan seda. Ma armastan tuua rõõmu ja teadlikkust inimeste reaalsusesse. Proovi koos minuga seda. Mida sina tahad öelda? Ma armastan, lõpeta lause. Ja kui sa seda teed ja sa tunned, et see on teesklus, siis minu soovitus on kasutada, kusjuures see on nii huvitav, et tema selle välja tõi ja mina olen seda juba ammu teinud, eks ole, meie energiajoondustes ka. Kasutada nii-öelda ukse avajat. Ehk siis selle asemel, et sundida seda identiteeti endale järsult peale, kuigi me ei tunne, me oleme sellega veel nagu joonduses, siis me saame kasutada ukse avajat, ehk siis, mis tunne see siis on? Ja milline see on? Kuidas see siis on, kui ma armastaksin täielikult seda, kes ma olen? Armastaksin seda, mida ma olen loonud? Armastaksin oma elu? Armastaksin neid inimesi enda ümber? Armastaksin oma tervist? Armastaksin kõike ja kõiki? Tunned ära? Sa võid seda kasutada, seda küsimuste komplekti, seda, et sa hakkad sealt kaugemalt pihta, sest nende küsimuste üle mõtiskledes astud sa ikkagi selle enda identiteedi sisse, kes armastab. Ja tead, miks see on nii võimas, sest armastus on tegelikult universumi alus. See on kõige tervendavam ja loovam energia universumis. Ja Thiele ütleb ka, et me kõik tahame armastust. Kõik inimesed, kõik olevused siin universumis, me soovime armastust kogeda. Sest ilma armastuseta me ei jääks ellu. Armastus võrdub elu. Sellepärast mulle meeldib see väga. Nii et kui sa oled armastuse energias ja ütled, see olen mina, siis sa oled ülimalt loov, ülimalt võimas. Ja nüüd kõige viimane tase, 10. tase on mina olen. Seda on palju, peetakse Jumala koodiks, eks ole, I am. See tähendab, et see on universumi kõige võimsam keeleline muster. Iga kord, kui sa ütled mina olen, valid sa teadlikult või alateadlikult lugematute võimalike mina konfiguratsioonide seast ning astud selle mina olemise identiteeti. Mida ma nüüd kõrvale põikeks peaksin mainima, vaata, siit tuleb ka välja, kui oluline on vältida ütlemist sellist asja nagu ma olen haige, on ju? Või ma olen väsinud. Et me kasutame kõige kõrgemat, kõige tugevamat keelt ja me loome seda, on ju, eks ole. Ma saan aru, et see on sellel hetkel sa oled haige olnud, et sa tunned ennast haigena, aga et nagu hakata jälgima, kuidas me räägime. Kui mina ütlen, et mina olen midagi, siis see on väga tugev. Ehk siis,
võib-olla ei ole enam haige, mina ei ole, võib-olla minu sees on haigus praegu, on ju, kui sa pead seda tõesti ütlema. Või ütled, et ma olen tervenemas millestki, eks ole, või et ma olen vaene, on ju. Mina olen küllus. Niimoodi, sa muutud selleks. Ja loomulikult on tohutu erinevus selle vahel, kui sina ihaldad seda, tahad seda või vajad seda ja mina olen. Eks ole, tunned ära. Aga asi on selles, et sa ei saa seda teha ainult sõnadega. Kui sa ütled endale, ma olen külluslik, see olen mina, ja sa ei mõtle seda tegelikult või mõtled endiselt, ma ütlen seda endale lihtsalt selleks, et kasutada seda keelt, siis see ei tööta. Jällegi, kui see on sinu praegusest olemise seisundist ja identiteedist liiga kaugel, kasuta ukse avajat. Sama asi jälle, mis tunne see siis oleks. Kuidas see siis oleks, kui ma oleksin inimene, kellel on see juba olemas, kui ma juba olen selleks saanud? Kasuta seda ja see juhatab sind õrnalt selle mina versiooni kehastamiseni, millest alates hakkad sa saama täiesti uut teadlikkust ja uusi ideid. Ja kui sa tõesti oled siin selleks manifesteerida seda, mida sa soovid, mitte ainult sõnadega, vaid tegelikkuses, siis järgid sa ka seda, mida su teadlikkus sulle annab. Ehk siis, kui sa hakkad juba iseenesest kasutama seda keelt, siis hakkab sulle tulema rohkem infot selle kohta. Nii, siis muidugi me paneme ennast sellega ebamugavasse olukorda, sest avardumine ei ole kunagi mugav, eks ole. Sa hakkad tegema uusi valikuid, sa hakkad tegema uusi otsuseid. Ja enne kui arugi saad, saab sinu kõige suuremast soovist, mille sa kavatsuseks muutsid, sinu reaalsus. Sest universum ei suuda vastu panna võimsale deklaratsiooni selle kohta, kes sa oled. Sinus olev universum peab seaduse järgi organiseerima end ümber selle, kes sa tead end olevat, ümber sinu identiteedi. Et identiteedi töö on üks olulisemaid töid. Mina olen ka viimase ajal hakanud, et kui ma näiteks avastan ennast näiteks kössis või nagu väsinunes, siis ma ütlen endale, ole see, ole tema, be her, nagu inglise keeles on see naise oma erinev, ole tema, ole see, keda sa tahad näha. Ja siis ma muudan oma kehaasendit kohe. Ja samamoodi saab oma mõtetega kohe, ole tema, muuda oma identiteeti. Nii et kes sa oled? Võib-olla oleks halb mõte see, võib-olla ei oleks halb mõte see video mõneks ajaks pausile panna ja öelda, mina olen, lõpeta see lause. Ja kuuluta see välja, kes sa oled, on ju. Kuuluta välja kõik oma kavatsused, soovid ja eesmärgid, nii nagu need oleksid sinu jaoks juba juhtunud, nagu need oleksid juba sinu baasolek, sinu algolek. Jää sellesse energiasse. Lase oma närvisüsteemi, lase oma meelel selles energias olla ja vaata, mis sealt edasi juhtub. Nii, ja nüüd, nagu ma ütlesin, ma panen selle pildi siia juurde. Ma kutsun sind harjutama teadlikkust sellest, millisest kohast sa kavatsed, millisest energiast sa kavatsed. Ja kui leiad end kuskilt madalamalt, hakkad endalt lihtsalt küsima, kas mul on seda tõesti vaja või ma tahan seda või kas ma tahan seda või ma valin seda. Nii et nii saad sa ennast järjest kõrgemale ja kõrgemale ja kõrgemale viia. Oma loovuse ja kavatsuse loomise kõrgeimale tasemele. Või kui valid, võid viia läbi nende ukse avajate, mäletate, ma valin, ma armastan ja ma olen tasemele. Mis tunne see siis oleks, kui ma valin selle? Mis tunne see siis oleks, kui ma armastan? Mis tunne see siis on, kui mina olen see? Ja jää sinna, nii et kui oled valmis, ütled lihtsalt, mina olen see. Ja selleks hetkeks suudad sa seda öelda kogu oma olemusega, mitte ainult oma sõnadega, vaid oma energia, oma närvisüsteemi ja oma meelega. Ja siis lubad universumile end sinu ümber organiseerida vastavalt sellele, kes sa oled. Nii et kuidas sa tavaliselt, võib-olla alateadlikult oma kavatsustele lähenenud oled ja mis
sellest videost alates muutuma hakkab. Okei, hakkame tegema energiajoondust. Kui sul on vesi, võta üks lunks. Ja omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Ja hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja. Omas tempos. Nii et iga välja hingamisega lõdvestame ennast järjest rohkem. Kujutleme ka, kuidas me laseme oma energeetilistel juurtel kasvada maa sisse, maa südamesse, armastuse keskusesse. Ja vaatame, kuidas ema maa võtab meie juured armastavalt vastu. Tunneme seda mõnusat, valideerivat, aktsepteerivat armastust enda juurte ümber. Ja laseme sellele jõuda läbi oma juurte tagasi enda südamesse. Ja tunneme, kuidas see ujutab, see armastus ujutab üle meie füüsilise keha, iga südametuksega. Jõuab igasse rakku meie kehas, igasse soppi, igasse pimedasse soppi, mis vajab meie armastust, mis vajab meie kohalolu. Ja ka meie emotsionaalsesse kehasse. Tunneme, kuidas ema maa armastus ujutab üle meie emotsionaalse keha. Ja ka mentaalse keha. Aitäh. Ja nüüd, kui soovid, võid kutsuda siia sellesse protsessi mõne kõrgema jõu esindaja, keda sa soovid. Võid kutsuda esivanemate energia või keegi, kes on siin selles reaalsuses sinu jaoks toetava energiaga. Võib-olla inimene, võib-olla loom, võib-olla ka näiteks koht, kus sa ennast turvaliselt ja loovalt ja võimsalt tunned, võid ennast kujutleda sellesse kohta. See koht võib olla päris, aga ei pea olema. Võib olla sinu kujutlusvõime vili. Ja nüüd vaatleme enda sees, kus kohas me oleme oma kavatsusega midagi luua, midagi muuta. Ja tunneme seda, mis tasemel me praegu oleme. Ja teame, et me saame seda muuta läbi oma teadlikkuse muutmise. Kuidas see siis on, kui ma valin saada selgus, ikka selgusele, mida ma soovin. Või kui ma juba olen selguses, siis kuidas see siis on, kui ma juba olen see, kui see on juba minu elu. See on juba minu loomulik olek. Kuidas see siis on? Ja kui sa arvad, et see on kättesaamatus, siis tea, et kõik see näsune on võimalik.
sest muidu me ei sooviks seda. Ja kogu inimkond on realiseerinud, manifesteerinud siia maailma imelisi asju, mida ei ole enne olnud võimalik, aga nüüd on. Mõtle kas või nutitelefoni peale. 30 aastat tagasi oli see unistus. Võib-olla sina unistasid sellest, et oleks selline telefon. Ja nüüd on see igal inimesel taskus. Ja järjest rohkem on selliseid asju võimalikud, millest ei oleks osanud enne unistada. Aga keegi hakkas sellest unistama ja keegi uskus sellesse ja uskus iseendasse ja nüüd on see reaalsus. Nii et sellel hetkel siin ja praegu valime uskuda, et me oleme nii võimsad ja suudame luua selle oma reaalsusesse, mida iganes me soovime kogeda. Kuidas see siis on, kui see juba ongi nii? Kuidas ma siis olen? Milline energia mul siis on? Vaatame ennast selles olemises. Lubame endal selles viibida ja avardame seda energiat, muudame selle järjest suuremaks ja tugevamaks. Ja avardame ka iseennast koos selle energiaga. Lubame iseendal koos selle energiaga kasvada aina suuremaks ja suuremaks. Aina kaugemale ja kaugemale. Ja mida suuremaks me avardume, seda lihtsamaks see läheb, seda kergemaks see läheb, seda kättesaadavamaks see tundub. Kuni me olemegi see, kuni me saame aru, et me olemegi see. Me olemegi siia selleks tulnud, et olla see. Mina olen see. See olen mina. Aitäh.